Tere, mina olen Triin Randla ja minuga on siinsamas kõrval Liina Kukk. Ja nüüd, kui me oleme siis 40 aastat ületanud vanuseliselt, siis me julgesime oma suu lahti teha ja hakata arvamust avaldama ja kogemust avaldama. Ehk siis me mõtlesime, et me natukene arutame teemal, mida me kogesime Marketing Parrot B2B konverentsil. Ja kuna meil on endal nüüd juba pea 20 aastat kogemust selja taga, et siis on hea selliseid case study laadis teemasid arutada. Ja me hakkamegi nüüd järgnevate mini-podcastide jooksul välja tooma erinevaid nippe, mida me siis seal kuulsime ja arutame siis koos, mida me nendest arvame. Üks teemasid, mida me siis seal kuulasime, oli community marketing ja me ennem just arutasime, et mida see community marketing siis tähendab, ehk siis kogukonna turundus on ju. Just. Jah. Et kipub võib-olla sassi minema sihtrühm ja community, et igaüks vaatab seda nagu erineva nurga alt. Et kui mina võtan community't, siis ma mõtlen nagu need inimesed ja organisatsioonid siis konkreetse ettevõtte ümber ja sees. Just, ja mul oli just see teine asi, et nagu ka siis seal see ettekanne, mida me kuulasime, siis seal oli teemaks see, kuidas siis läbi enda kogukonna teha turundust ja miks see on hea, on see, et sul kulud on väiksemad, kuna su enda nii-öelda inimesed ja meeskond hakkab siis seda infot jagama. Aga mina mõtlesin natukene nüüd laiemalt seda community marketingi, kuna ütleme niimoodi, et ma olen ettevõtte juht, eks ju, ja ma tahan kokku kutsuda inimesi, kellele siis oma toodet tutvustada, siis on niimoodi, et mul on ju lihtsam teha niimoodi, et ma kutsun erinevad kogukonnad ennast kuulama, ehk siis, kes juba teineteist tunnevad. Oletame, meil on emmed, kes saavad kogu aeg kokku ja ma kutsun nemad kuulama, eks ju. Või siis järgmine kogukond on, ütleme, treenerid ja kutsun nemad ennast kuulama. Mis siis see minu jaoks see community marketing on see, et ole ettevõtte juhina kaval, ära kutsu neid emmesid ja neid treenerid koos, vaid kutsu nad eraldi, sest siis sa saad seda infot jagada rohkem fokusseeritud ja suure tõenäosusega ka see müük tuleb paremini välja, kuna need inimesed, kes sinna kokku tulevad, nad tunnevad ennast vabalt, on ju. Nad ei ole nagu siga ja kägu, vaid nad on nagu omad joped, on ju, ja siis see müük läheb palju lubinamalt. Ja samas on, ma toon ennem veel, kui ma sinu kogemuse kohta küsin, on ju, me võime teineteist sinatada, sest me tunneme juba väga ammu. Me oleme kaudselt konkurendid, aga teeme koostööd. Et ma toon ühe näite just see, et üks pesuettevõte, mille ma siis viisin Aasiasse Singapuri, siis seal me alustasimegi, tegime suure vea. Alguses astusime suurde Takashimaya kaubanduskeskusse, tahtsime kõigile pesu müüma hakata, aga mida polnud, olid müügid ja kulud olid tohutult kõrged. Aga mida me tegime, oli see, et me hoopis kutsusime kokku pärast need samad kogukonnad, et just välisturule minnes. Singapuris näiteks sul on seal ongi emmed, sul on Itaalia treenerid, sul on Saksa sportlased, on ju, ja kutsusime nad eraldi pisikeste gruppidena kokku ja hakkasime personaalselt seda müüki tegema ja toodet tutvustama. Ja mis juhtus, oli see, et juba nende pisikeste community eventidega, ehk siis kogukonna sündmustega me saime selle müügi tööle. Aga kuidas sul see kogemus on selle community marketingiga siis olnud? Imelik on öelda nagu kogukonna turundus eesti keeles. No jah, minu klientide puhul ma ikkagi üritan tiimi ennast ka panna nagu promoma oma enda ettevõtet ja teenust, on ju, et see on juba käib asja juurde, et sa ütled, et palun jagage, palun rääkige, et olge oma ettevõtte, oma brändide saadikud, on ju. Kus juures sama on siin, eks ju, aga vaata, kas sul ei ole olnud sellist asja, et sa ei saa seda meeskonda jagama, et ega vägisi vast ei saa sundida. No eestlane tagasihoidlik on ju, et ja kui me vaatame, et näiteks mõnes tootmisettevõttes on ikkagi inimesed võib-olla seal 50+ ja nad ei tahagi seal kuskil avalikult jagada ja kommenteerida ja kas sa tunned ka nii, et kui küsid, et kus sa nagu töötad, on ju, siis pigem öeldakse
noh, mingi seal valdkonnas, näiteks IT-valdkonnas, mitte nii, et noh, Just. ma olen nagu vot selles ettevõttes ja ma olen nii uhke selle üle, on ju. Aga ma olen just proovinud ka niimoodi, et täpselt seesama probleem on see, et kui sa tahad enda kogukonda panna jagama, ütleme siis infot enda ettevõtte kohta, enda toote kohta, siis on see, et alati ma olen teinud natukene koolitusi, mudinud, rääkinud, et isegi kui see 50-aastane ei taha LinkedIni postitust jagada või Instagrami story't share ida, on ju, et siis on, et aga räägi oma sõpradele ja alati nimetaga, eks ju, nime või teine asi on ka see, et community marketingi siis positiivne asi on, üks on see, et see on tasuta, pane enda inimesed seda jagama või siis see teine pool, millest ma rääkisin, et kutsu kogukond kokku ja müü neile, jällegi odavam kulu. Ühesõnaga, et community marketingi eelis on see siis sellel moel, et sa tutvustad seda enda inimestele ja nemad jagavad infot välja või see, et sa kutsud teised kogukonnad enda ettevõttes, see on ajakulu, rahakulu ja personaalsus on ju, et see usaldus tekib palju kiiremini. Aga mis on need näiteks sinu kogemuse põhjal need võimalused, kuidas seda kogukonna turundust kasutada? No ma arvan, et just need foorumid on üks selline koht, mida järjest rohkem ma toon sisse oma klientide turundusse. Et mõtle läbi, millised just grupid on, kui me räägime sotsiaalmeediast, millised grupid võiksid sinu teenust tarbida ja siis nemad omakorda tegelikult käituvadki nagu klienditeenindus. Põhimõtteliselt seal tekib mingi küsimus, et kuidas te lahendasite X või Y mure on ju ja ilma, et sinu klienditeenindus peaks sellele vastama, keegi juba seal foorumis vastab ära on ju. Ja see käib tegelikult nii B2B kui B2C ehk siis et selle ärikoha pealt on ju. Ja teine asi, aga kas on mingid probleemid ka, millega sa oled kokku puutunud? Ma pean mõtlema. Mina võin öelda nii palju, et probleem on näiteks tekkinud sellega, et sul meeskonnas, eks ju, ei ole seda inimest, kes suudaks motiveerida, et see jääb kuivaks, on olnud üks asi, et ütleme, et meil on meeskond ja kuidas me suudame olla need motivaatorid ja käivitajad, et selleks peab olema karakter ettevõttes. Või kui me räägime näiteks seda, et meil on see teine koht, et me kutsume kogukonnad, ütleme need emmed kutsume, kuulame meie toote kohta infot, teeme neil lõbusa sündmuse ja mis ma panin tähele paar aastat tagasi, see, et kutsuti õhtujuht, kes ei teadnud tegelikult selle ettevõtte sisust ja sellest vaibist väga midagi, et see inimene, kes seal räägib, peab siis tajuma seda ettevõtet, on ju. Ja ka kliente. Ja ka kliente on ju, et see on hästi siukene, et kui sa tahad, et see hästi toimiks, siis vaata, kes sellest räägib, kes on motivaator ja tee alati plaan. Alati plaan, isegi kui see tunneb, et teeme siukse mingi eventi emmedele on, et pole seal vaja, kutsume kokku, alati on vaja plaani, et asi ei läheks lappama, et oleks fookuses on ju. Mul on endal kogemus, kus õhtujuht reaalselt tuligi kohtuma enne meiega, me tutvustasime ettevõtet, rääkisime erinevaid lugusid, ta oli veel ise selle ettevõtte klient ka olnud, on ju omapoolne kogemus, et läbi selle nagu tekkis siuke hea tunnetus selleks evendiks. No just, et mida me siis motiveerimegi siin, tahaksime tegelikult öelda, on see, et kasutage ära enda ettevõtte inimesi, et teha efektiivsemat müüki, tulemuslikumat müüki ja teine on see, et kui te ka teete kliendi sündmusi ja teil ei ole näiteks 10 000 inimesele mingit, ma ei tea, Saku Suurhalli ei taha ära rentida või ma ei tea, mis selle nimi praegu on, et jagage see tükkideks ja fokusseeritud, tehke community ja nagu neid sündmusi, eks ju, et võidad igatepidi ja kui on näiteks teil küsimusi või mõtteid selle sama asja koha pealt, siis alati kirjutage meile Triin Randlo ja Liina Kukk.